Okei, meil on olnud 3 trenni Deep Halfis, kordame üle siis, mida me oleme seni teinud. Sisenemine. Tavaline sisenemine siis kõige levinum half-startis, nagu Tarmo näitas. Kõige tähtsam on selle käe kontroll. Kui selle käe kontrolli ei ole, siis kui ma hakkan sisenema, ta paneb crossface'i, ma hakkan minema, crossface surub lapikuks. Kuidas seda kätt kontrollida, ma võin proovida seda kinni hoida, kuid tõenäoliselt on see raskem mineku ajal. Pigem ma katsun minna selga ja kui ma olen selles kohas, olen ma kaitstud ka giljotiini eest ning ma surun raskus peale, et see käsi on tal kinni sellega, et ta hoiab ennast püsti. Ja nüüd ma saan siis sukelduda sinna alla. Et mu esmane eesmärk on ikkagi minna selga, aga kui tuleb kohe see üle haak ja ma ei saa selga, siis ma lähen alla ja nüüd see käsi on hõivatud ja ma saan minna siis alla. Saan minna kas sügavasse või madalasse haardesse. Tõin jalad ühele poole ja toon nad siis teisel pool üle ja jään kas siis sügavasse või madalasse. Kui on võimalik, katsun kohe konksu sisse saada ning minule meeldib kontrollida põlvest, et see põlv ei läheks siia külje peale maha, sest siis on nagu see asend kadunud. Tähtis on veel selle käe peitmine. Kui ma seda kätt ei peida, siis ta võtab sellest kinni. Ainuke võimalus sellest lahti saamiseks on kohe kõigutama hakata ja ettepoole kõigutama, et ta peab selle käe jälle maha panema ja ma saan selle käe tagasi lahti. Kui ma püüan minna siit teisele poole, siis see käsi jääb tema kätte ja see lõpeb mulle halvasti, ta teeb mingisuguse alistuse. Sinna poole õppisime 2 sviipi. Üks on siis sillaga sviip, kus ma teen silla selles suunas ja lükkan ta ümber, panen mõlemad jalad maha ja teen silla ja tulen siis külje peale, et seda jalga kontrollima, et saaks risti eest läbi tõmmata. Mida mina tavaliselt teen, on vanamehe sviip ehk Simpson sviip, kus ma ei tee silda, vaid lihtsalt rullin ümber enda sinnapoole maha. Selleks ma kõnnin seda jalga siia poole, et ta vajuks puusa peale maha ning nüüd on soodusolukord tekkinud ja ma saan rullida saidi. See oli ühes suunas. Teises suunas. Kõige tavalisem on see, et ta püüab mu pükstest haarata, et kontrollida mu põlvi, neid maha suruda või jalga kätte saada. See annab mulle võimaluse tema hõlmast varrukast kinni saada, see lahti võtta ja nüüd on mul võimalus sinna poole teda sviipida, kui ta on raskus ees. Samas suunas on ka see, kui ta taipab ära, et ma võtsin ta varrukast kinni, et tal on nüüd võimalus põlv maha panna. Siis ta paneb põlve maha ja nüüd mul endiselt sinna suunas võimalik rullida, et teha siis see Turkish sweep või türklase sweep sinna suunas. Kolmas oli siis selja tagant välja tulemine, kui ta keha raskus on ees ja mul ei ole lootustki sinnapoole teda sviipida. Mul on olemas see konks, mis seda tõstab. Ma saan võtta pükstest kinni ning tõsta ta siis üle pea ise välja krevettides. Siit kontrollin selle jala, konksu jätan samasse kohta, pükstest tõmban ja siit tõukan ning ta liigub mulle alla, kus ma saan siis võtta turvavöö. Ilma kimonota see kindlasti ei õnnestu ja sealt tuleks siis pigem otsida jalga minekut, panen käe kanni alla, tõukan ja katsun siis sama jala ümber tulla. Aadlema, saan jala kätte ja lähen maadlusesse. Palun tule siis sina nüüd Deep Halfi. Tule sisse. Põgenemine, mida Tarmo näitas, on see, et selle jala panen kõveraks ja selle jala, mis on kõver, selle sirgeks. Nüüd, kui see käsi jäi siia alla kinni, tal oli madal haare ümber selle jala.
siis ma tulen sellesse ja ma saan tuua selle jala taha selleks, et rullida ja võtta selg. Juhul, kui ta läks sügavasse haardesse, siis ta hoiab mu jalast kinni ja ma ei saa pärast selle ärategemist, ma ei saa seda jalga enam kätte, et sellesse rulli tulla. Ma ei saa jalga siia poole tuua. Järelikult ma pean jala tooma siia poole. Ma manipuleerin pead ja tulen siia poole slaidi. Tähtis on see althaak. Kui ma seda althaaki ei võta, siis ta võtab mu selja. Põgenemised, mida mina näitasin, olid siis seotud sellega, et ma surun, ta on praegu lapiti ja ta pea mul siin süles ja ei lase nagu mul edasi liikuda. Kui ma lükkan ta ühe külje peale maha, siis ta õlg tõstis mind ülesse ja pea vajus alla. Nüüd ma kontrollin neid jalgu, lükates neid tahapoole ja libistan üle ta näo ennast siit välja, et ta ei saaks mul selga võtta. Mind keeran siis tagasi peale. Nii. Ja kõige tavalisem põgenemine on ikkagi see, et kui ta seda põlve mul ei kontrolli, siis ma katsun selle põlve maha panna ja siit on mul siis see asend, kus ma võin rünnata trianglit edasi. Nii et kõige tavalisem on põlve maha suruda. Need olid need, mida me seni oleme teinud ja täna võtame ühe täiendava sviibi, mis on kimono sviib. Olles siin, see nõuab siis seda, et ma saan ta hõlma kätte, et ma peidan selle käe siia alla ära väga sügavale, et ta siit seda kätte ei saaks ja samal ajal söödan siit väljaspoolt selle hõlma talle sisse. Siit võtan kinni teiselt poolt hõlmast ja nüüd vahetan jalad ning surun ta selja peale maha ning saan siis sviibi punktid, kuid mitte mööda. Tõenäoliselt lõpetame niimoodi ja ma pean hakkama siit mööduma, aga kui ma saan kohe suruda mööda, siis sain ka sviibi punktid otsa. See on see tänane uus asi, mis me teeme, muidu aga kordame vana teemat.